härra Arvo Kuusemäe, palun, see on sinu kõik, tule siia. Arvasid, et põhimõtteliselt teed läksime ja palun. Kallis rahvas. Armsad kauni hetke nautijad, siin olijad. Väga austatud Arvo Kruusemäe. Edasi ma julgen mõnikord kasutada ainult Arvot. Me oleme viimastel aastatel tuttavamaks saanud, kui varem olime, ennem teadsin mina sind, nüüd tead sina mind ka. Ma teadsin juba lapsepõlvest. Arvo, sa oled Eesti rahvale hindamatu mees. Sinu looming on oma krutskite, naljadega, tõsiselt võttama paneva treppidega palju kasvatanud ja heldina. Kindlasti valdav osa Eesti rahvastatud ja lugupeetud mehed ja kindlasti väljaspool Eestit nagu, kes teavad su loomingut. Ja kui me sinuga kohtusime ja oleme ajalootunde pidanud, oleme rääkinud neist asjadest, mida ta mäletab kodukandist, siis oli ilmselge, et sina väärid kindlasti monumenti. Meie otsustasime selle monumendi riigikujul teha, aga kindlasti võib teha veel ka muid monumente ja seda siis edaspidi. Et see, et sa seda väärid, seda ma rohkem ei koduta ja kuidas ja veel ammugi oleks pidanud see juhtuma. Sa oled tundnud huvi, kui me oleme
oleme suhelnud viimastel aastatel, mitte mina ei ole küsinud, kuidas ja mis oli vanal ajal filmiloomist rääkinud, et me kuuleme televiisorist teinekord ja me jälle saab minu loomede küsimustest kurnata, eks ole, et seal paljud asjad on kirjas, aga sina ise tunned huvi, et kuidas uljarahval läheb, kuidas põllumeestel läheb. Seda on armas kuulata. Minu arvates läheb väga hästi. Ja tuleb ikka teha. Igal pool. Tööd tuleb teha. Aga tegelikult minu arvan seda, et me võime niimoodi rääkida. Nüüd räägime koos. Ja siis räägivad veelgi veel. Siis hoopis inimesed. Aga saab kosta vahepeal midagi ja siis ma kostan jälle ja räägivad jälle teise. Tahtsid öelda midagi? Ega ilma tööta tule midagi. Nii põllumehed ma vaatasin. Vaata sigu põllumehed. Ilusad viinapoolid. Ja kõik tipp-topp. Ainult tee ääres on raskele räägida. Kas see on ju ilus? Ilus on vaadata, aga vanasti, kui mina olin poistada, siis on väikse minust, on raskele välja kasvata. Hästi. Meie mehed ühel õigel hetkel, kui ilu ära lõpeb, las kollane kasvab, siis kohalik vallarahvas ja põllumehed õigel ajal võtavad maha. Me lihtsalt naudime ilu. See ei olnud Kadrina vallas. Ei olnud, vist küll, jah. Ja kindlasti me täna räägime veel rohkem, aga võib-olla me Arvoga arutasime, kui seda mingi alguse lugu hakkasime astuma, et teeks ikka uljale, aga me leidsime, et Arvo nimetab ennast uljameheks. Mina ka. Aga kuna sa oled Tallinna Kihelkonna mees, koolis käinud siin ja siin on praegugi haridusteed käivad noori palju. Siin on raudtee, siin on sinu inimestel. Me otsustasime, et see oleks väärikas koht, et sellest pingist saaks rõõmu tunda ja meenutada, kui vahvad loomingut sa oled teinud, kui vahva mees sa oled enam rahvast kui ainult uljarahvas. Nüüd ma arvan, et see on õiglane mõte. Ja ausalt öeldes minu meelest on väga hästi välja tulnud see asi veel, kui tohib ennast kiita. Aga see lugu oli niimoodi, et kui ma selle mõtte peale tulin, et sind sellel moel tänada, siis oli selge, et see ei ole lihtne ring. Ja ma vestlesin Madis Viisega, volikogu esimees. Madis ütles, et aga räägi kultuuri juhiga Ahtoga. Ja Risto Mrumgi aitas siis mind Ahtoga tuttavaks teha. Ja Ahto loomulikult kiitis mõtte heaks. Ja tegelikult Ahto räägib seda lugu, seda vahepealset lugu ma arvan ise, mis juhtus, aga ma ütlen ette rutates, et kui me nüüd olime lõpusirgel, siis Ahto ütles, et ma arvasin, et tulevad oma jutuga, et neid tavalisi pinki on nii palju, et ma nagu tavaline mees ei ole. Ja ma tahaks ise rääkida, kuidas ta tõi siia mängu Teet Suure kunstnikuna. Ja siis muidugi see teostus, lugupeetud kauni hetke nautija, et see on ikka suurepärane ja selle viis ellu ja aitas ka kunstiliselt kaasa firma omanik Hiileverest Rein Kaubi. Rein tegi suurepärast, Rein on seal, vaadake, lehvitab, suurepärast tööd, nii et kõik see läks järjest paremaks Reinu käes. Käte vahel, Reinu isiklikku kätetööd ja keskkonnatööd on siin üüratult palju. Arugrupi poolt puitosad, Sulev, Valda, väga heatahtliku suhtumisega ja toimetamisega. Mihkel Viise aitas sellele pingile teha väga tugeva aluse, ta seisab siin jäädavalt, see betoonist osa. Ja ma
hetkel Arvo, kas sa tahad rääkida midagi vahepeal küsida? Ma räägin pärast kindlasti palju. Kas sa tahaks kosta midagi? Midagi kosta? Jah. Kõigepealt tahaksin tänada neid inimesi, kes selle asjaga tegelesid. Kõigepealt hakkame sinust peale. Sina tulid selle mõttega minu juurde. Sa ehmatasid mind kõige. Ma mõtlesin, kedagi teist ei leidnud. Praegu paremaid ei ole. Ma saan aru, me oleme üle küla mehed, eks ole. Ja tõesti oli niimoodi, et hakkasime kohta otsima. Vaatasime, et sa ise ütlesid, et Ulja küla on nii ajal, et ei ole niisugust tõttu. No ma arutasime selle sinuga. See oli koostöö. Ja eks Kadri on minu jalajälgi täis küll, see oli selline algkool ära lõpetatud ja muidu ka käidud. Iga asju ajamas vallamajas ja muidugi kauplustes. Kauplused on meil hea. Ma seda tahtsin nüüd ütelda. Väga hea. Ja üldse see paneb ju inimest mõtlema, mis sa siis teinud oled või ei ole ta üldse midagi teinud. Eks ole, kui sa pannud niisugune pilt tähendab seda. Ja nii vägev pilt. Tõesti kinematograafiline värk kõik. Kas rahvast te arvate, et on vaja Arvole veel selgitada, et on seda nii väga-väga väärt või ta ise kõhkled veel? Ma hakkan ise lõpuks pikka peale hakkad uskuma. See lükkas asja edasi vist. Nii oli. Sul oli plaan ju. Nii oli. Ja siin oli ju, et oli plaan praktiliselt eelmine sügis selle asjaga hakkama saada, aga tõesti siin oli materjalid isegi raskuseid aga mina sooviksin, et mina võib-olla räägime veel natukene vahel siin, aga Ahto, mulle tule ütle oma mõtteid selle kena päeva kohta, selle vahva mehe juurde. Tema oli see mees, kes ei lasknud nõrka asja läbi. Ta ei ütelnud sõna selgelt, aga see on selge, et nõrka asi läbi ei lähe siin. No ma ei olnud valmis selleks, et mulle mikrofoni antakse, aga ma tahaks omalt poolt tänada Toivo Saki, kes siin kuskil on, kes aitas viis mind kokku kinoklubi, kinomuuseumiga, kust me saime prototüübid, mille järgi on tehtud see kena pink ja mul on väga hea meel, et Rein Koobi tegi sellest korraliku tugeva metallist pingi, et me ei läinud seda päris projektori teed, et mul oli küll väike hirm oli kogu aeg nahas, et mis sest lõpuks tuleb, aga no täiesti fantastiline pink, ma arvan, et täiesti meie külalise vääriline pink. Aitäh! Aga ma kutsuks vallavanema korraks paariks sõnaks siin. Lugupeetud Arvo Kruusamäe, armas Kaminakandi rahvas ja külalised. Et täna, kui me oleme siin selle uhke lõpptulemuse juures, siis tänu tundes tunnetan, et meie inimesed väärtustavad ja tunnustavad neid inimesi, kes meie kandist on midagi väga olulist teinud. Ja üks hea idee saab teoks, kui kõik koos panustavad ja selles suhtes aitäh Andresele, kõigepealt idee autorile ja Ahtole, kes seda projekti vedasid vaikselt. Aeg-ajalt mulle tuli mõni sõnum, et kuidas asjad liiguvad ja kõik teised, kes siia midagigi tegid, ma olen täna juba nii palju kuulnud, kes midagi panustasid, et see on see näide, et kui on hea idee, siis me koos teeme selle teoks. Ja mina soovin teile tervist ja jõudu, oleme alati uhked teie üle ja see pink on meil iga päev nüüd silme ees ja tuletab seda meelde, seda ilusat päeva ka siin täna. Lähme nüüd
huvilistega pärast, kui me oleme siin selle mõnusa hetke, me veel mõnuleme siin, kuigi kiiret ei ole. Kuuleme akordionit, kes proua tegi. See mees, tule siia palun, see mees, kes tegi. See mees. Siin on targad kirikuõpetajad olnud, juba sellest ajast on siin tarkus tähtis olnud. Oskus ka. Kui tarkus on, siis tuleb oskus. Kui tarkust ei ole, siis ei ole oskus. Ja kui ei oskab teha, siis seda ei tule tarkus. Hea rahvas, kas kellegi võtta siin mikrofon? Kui on midagi öelda, siis teeme, arutame. Aga nii. Head sõbrad, kui tänane pingi imetlemine on läbi ja õhtul 7 pole teil miskit paremat teha, siis tulge Kadrina sauna, kus esmakordselt Eesti ajaloos näidatakse filmi Naine kütab sauna. See toimub Kadrina saunas, nii et seejärel saate tõesti Arvo Kruusemendi just nimelt seda filmi vaadata. Õhtul 7 Kadrina saunas. Aitäh! Ja nüüd, Arvo, kaunis hetk on veel, meie pinki sulle ei saa kaasa anda praegu, see peab jääma siia. Aga me jätame tükikese pingi sulle kaasa. On küll raske, aga sa oled ka rasket tööd. Filmikart, kus aru saad, eks ole, siit leetud sinu filmid ja see on siis kinnituseks, et sa ei näinud seda unes. Suur tänu. Aga tule siia auku või ole sealpool? Palun, sa tule siia.
korrata. Tere, kuule.